No hei, tere tulemast tagasi minu kanalile. Nädalavahetusel on siin mõningaid asju toimumas ja uue nädalavahetusel lähme me siis tüdrukutega kruiisile ja sellel nädalavahetusel on Haukalaat. Ma ei tea, mul vist ei olegi mingeid erilisi update'e. Ma käisin nahaarsti juures vahepeal. Seal praegu jäi kokkulepe, et ma lähen 1. septembril tagasi, et siis nad võtavad nahaproovi sealt kohast. Esmasel vaatlusel nahaarst ütles, et immuunravist see ei ole, midagi tõsist see ka ei ole, et see tundub, et on üks selline krooniline nahahaigus, mis aeg-ajalt nagu tuleb ja läheb. Seda siis hormoonkreemiga saab nagu nii-öelda ravida, aga see raviperiood on siis pikem. Ma olin enne sinna arstile minekut kasutanud seda hormoonkreemi ja nad ei saa võtta seda proovi sealt. Ma tean, et ma olen seda hormoonkreemi kasutanud, kuna see võib anda lihtsalt vale tulemuse ja hormoonkreemi mitte kasutamise periood peab siis olema vähemalt 6 aega, et nad saaksid selle proovi võtta ja sellepärast siis sai uus aeg pandud. Also, järgmine reede saan ma siis siia uue hamba. Täna tuli mulle ka pakk. Mulle siin saadeti vahepeal Essence'i tooteid, mida ma katsetasin ja ma tegin siis TikTok'e ja kusjuures üllatavalt mul ainult üks toode oli sealt, mis mulle nagu üldse ei meeldinud. Ja siis nad kirjutasid mulle uuesti, et nad tahaksid saata mulle ka Catrice'i tooteid ka, et sügis-talvine kollektsioon siis. Ja siis ma just sain selle paki kätte. Ja siin on nii lahedad asjad sees, ma kohe näitan. Esimese asjana muidugi mul siit hakkasid silma kohe küünelakid, mis näevad nii nummid välja. Sellised. See on täpselt minu masti, sellised hästi neutraalsed. Nii et ma proovin mingil hetkel kindlasti ära. Siis on siin väga huvitavad tooted, on Catrice'i Tinted Lip Oils. Üks on siis selline roosakam, teine on natukene oranžikam. Ja need lip oilid on praegu nagu hullult teemas. Proovime ära, vaatame, kuidas nad töötavad. Siis on siin üks ülihuvitav toode. Nimelt on siin 2 Maxit Up Lip Booster Extreme'i. Need on siis sellised huuleläiked, mis siis tekitavad selle õhetava efekti ja veidikene siis plambivad seda huult. Aga kõigepealt on siin siis spicy chili ekstraktiga selline punakam lipplamper. Ja siis see teine, see sinine, see asi, mis mind nagu täiega intriigis. Siin peal on kirjas Optical Teeth Whitening Effect, optiline hambavalgenduse efekt. What? See kõlab ekstreemselt. Siis muidugi on siin lipsmedush, jälle väga barbilik teema, Catrice'i Curl It. Need 2 toodet, mille üle ma reaalselt screamisin. Sest ma just tegin TikTok'i video, kus ma võrdlesin Charlotte Tilbury Flawless Filter seda primerit ja Elfi Halo Glow primerit. Ja siis Catrice saadab mulle enda Soft Glam Filter Liquid Glow Boosteri. Ma arvan, et siit tuleb jälle üks järjekordne TikTok. Ma olen nii excited, et seda proovida reaalselt. Ma reaalselt ma ei röökinud, aga ma olin nii excited, kui ma nägin seda toodet siin, nii et ma ootan selle proovimist nagu väga-väga. Ja siis järgmine toode. Kreem bronzer. Ei taha isegi ma näppu siia veel sisse panna, sest et nagu, oh my god. Kui see on hea, siis Chanel Who. Mul on üldse nii hea meel, et mulle üldse mingeid tooteid saadetakse nagu. Ausõna, ma olen täielik beauty junkie. Ma olen lihtsalt, mul ka mõistus ära. Reaalselt, kui ma lähen kas või Trade House'i või Kaubamajja või kuskile välismaale Sephorasse või kuskile, siis ma olen mingi mu mõistus on nagu mingi la. See beauty asjad on nagu minu jaoks täiesti heavenly. Ma olen nagu väike laps kommipoes lihtsalt. Nii et suur aitäh Catrice'ile, et nad mulle need asjad saatsid. Varsti hakkame emaga minema
kasuisa juurde ja õhtul lähme siis Haukalaada kontserdile. Panin ennast valmis, ma kasutasin neid mingeid Catrice'i tooteid ka juba. Ja see lip oil, vaadake lihtsalt. See Elfi Halo Glow ja Charlotte Tilbury Flawless Filtri Catrice'i tuub on... Ma ei taha midagi veel öelda, sest et ma tahan teha full on TikToki. Aga lihtsalt I am impressed right now nagu ja see kreem bronzer samamoodi lihtsalt nagu ma pakin natukene parasja ka kokku, sest et ma jään ööseks, ma tulen homme hommikul koju tagasi. No nii, lapsed, minek. Emme. Ütle tšau Laulile. Tšau. Hello. Me liigume siis kontserdile. Mina ei tea, kes seal esineb, Eeva teab. Termikas. Punt. Kes veel? Ei olegi kedagi veel? Aalika. Okei. Merli Nuuskurati. Ära valeta. Siis kui Merili läheb niimoodi peole, et ta ei tea, keda ta isegi kuulama läheb. Tere hommikust. Eile viimane klipp oli sealt kontserdilt meil. Rohkem meile ei filminudki. Kell on 7. Me jõudsime mingi kell 2 koju. Ja mina tõusin üles, et koju sõita, sest et mul on kiisad kodus. Et ma lähen annan neile süüa. Ja ma mõtlen, kas ma päeva peale tulen tagasi, et laadale ka minna. Siis näha ole. Ma mõtlesin, ma näitan teile, et kui mõnusalt ilus ja rahulik hommik siin on. Nii ma olen nüüd kodus tagasi. Pesin just hambad ära, sest ma tulin hommikul nii kiiruga ära, et ma ei jõudnud isegi hambaid pesta. Ja kiisudel on toit antud. Nii, ma siis otsustasin, et ma ikkagi lähen siis tagasi ja lähen ema ja sugulastega siis laadale käima, sest ilm on nii ilus ja ma mõtlen, et nagu mida ma passin siin korteris. Kassidel said ka kõhud täis söödetud, ma tulen õhtuks tagasi. Nii et jah, let's go! Appi kui mõnus! Me käisime nüüd vahepeal Tartus, Eva viis vanema poja koju, siis me tulime nüüd Antsla kaudu, siis sõidame tagasi mul kasuisa juurde. Laadale me kahjuks ei jõudnudki täna. Ma sain 2 korda puhuda. Ja laus puhumine oli tee peal niimoodi, et nagu paarisaja meetri tagant oli niimoodi, et Eva sai 2 korda puhuda. Ja kui te nüüd mõtlete, et kes on Eva, siis Eva on minu täditütar. Oleme sugulased. Ma vist eile isegi ei öelnud seda, nii et ütlen siis täna. Aga jah, laadale me ei jõudnud sellepärast, et me millegipärast arvasime, et see laad kestab kauem, aga siis lõpuks tuli välja kuidagi moodi, et see on kella 5 hoopis ja nüüd me lihtsalt me lähme siiski laadale. Ja, me lihtsalt tulime siia, mõtlesime, et no vaatame. Vaat jumalast toimib. Aga me ikkagi saime ilusti kenasti laadale. Me saime isegi leiba, mida meil kodus telliti. Nii et me lihtsalt silime siin ringi vaatame nende viimaste müüjate asju ja siin on nii mõnus rahulik. Et tegelikult on väga okei siia ka natuke hiljem tulla ja lihtsalt veelgi ringi. parem, sest rahvast ei ole. Jah, täpselt. Ma olen nüüd tükk aega kodus olnud juba. Käisin pesus. Võin tuduriided selga ja lähen magama. Tere hommikust. Näita teiste väga, kui nõnus on. Issa, mul on väga slow pühapäev olnud. Ma olen lihtsalt maganud ja puhanud. Ja ega ma ennast väga välja ei ole ajanud. Ja tegelikult ma mõtlesingi, et ma räägin nagu rohkem sellest,
et miks mul üldse on praegu tegelikult selline periood, kus mul on iseennast võib-olla raske motiveerida. Ma võib-olla ei tunne ennast päris nii, nagu ma võiksin tunda. Et ärge saage valesti aru, et peale seda vähiga võitlust ma olen nagu üliõnnelik nagu selle üle, et ma olen siin ja ma olen terve ja kõike. Aga TikTokis ka scrollides viskab mulle ikka ette neid inimesi, kes ka vähiga on võitlust pidanud, just noored. Ja nende kõigi suust tuleb ikkagi see lause, et nagu elu peale selle pahalasega võitlust on nii veider. Sa kohati nagu igatsed seda inimest, kes sa olid enne seda. Sa mõtled tagasi oma välimusele, milline sa siis olid, kuidas sa tööl käisid, mida sa tegid, kuidas sa mõtlesid. Ja teisalt sa mõtled, et samas ma olen nagu täiega tänulik, et see kogemus just nagu minuga juhtus, et see pani väga paljud asjad nagu paika. Ehk siis see on selline hästi suurt segadust tekitav tunne. Sest et ikkagi ongi see tunne, et kui sul on olnud kogu aeg see fookus ühes kohas ravi ajal ja järsku sa oled nagu, see nagu eesmärk on täidetud, sa oled selle saavutanud ja nüüd on nagu, sa peaksid nagu elama, sa peaksid tööle minema, sa peaksid tegema asju. Ja sa oled nagu segaduses, sa oled nagu kadunud selle kõige keskel, sest et see kuidagi, see identiteet läheb nagu natuke kaduma. Ja sa nagu, ongi see, et mul ei ole ju kunagi olnud terviseärevust kui sellist ja praegu mul on see nagu meeletult lihtsalt, kas või see jalalöövägi, mis mul on, see lihtsalt ketrab mu peas, nagu see lihtsalt ketrab mu peas, nagu ma kardan selle pärast. Jah, ma tean, et hirmule ei tasu energiat anda ja kõike seda, ma ju kõike tean seda teoorias, nagu ma saan aru sellest. Aga ikkagi lõpuni välja ongi nagu nii keeruline minna tagasi nagu sellesse normaalsesse ellu või kuidagi alustada jälle mingite asjadega, et sa põhimõtteliselt alustad oma elu otsast peale nagu, et see kuidagi see tekitab räigelt segadust ja sealt tulenebki ka see, et kuna ma olen hästi suures segaduses, ma ei tea, kes või kuidas ma olema peaks, siis see kõik nagu, lihtsalt ongi see, et nagu su käest küsitakse, et mis sa nüüd edasi teed või ja kõike seda ja siis sa oled lihtsalt seal, aga ma ei tea. Täiesti aus vastus on see, et ma ei tea, mida ma edasi teen või kuidas ma teen või millal ma teen, ma ei tea, ma lihtsalt ei tea. Sest et seda kõike on korraga liiga palju ja ma saan nagu alles nüüd aru, mis on toimunud ja kõik see nagu, jah, mind ei kõiguta väga üldse nagu see välimuse pool või midagi, aga eks ma ju näen ennast iga päev peeglist ja ma ei mõtle seda, et ma olen ühe rinnaga. See pilt on minu jaoks nagu väga okei. Ma olen sellega nii ära harjunud, see ei ole minu jaoks üldse probleem. Aga just see, et harjuda endaga ära sellises faasis, kus mul on juuksed mingis kahtlases pikkuses, kus ma meenutan mingit karsonkatused, lihtsalt mul on ainult propeller puudu. Et nagu need faasid ka, kus ma olen läbi selle ravi olnud, et need välimuse etapid on olnud ka kõik erinevad. Ja et nagu see kõik on käinud ju lühikese aja jooksul hästi kiiresti. Et harjuda ka selle minapildiga, selle pidevalt muutuva minapildiga,
et inimene, kes ei ole seda nii-öelda minapildi muutust läbi teinud lühikese aja jooksul väga drastiliselt, ilmselt ei mõistagi lõpuni välja, mis tunne see on, kui sa pead väga lühikese aja jooksul igapäevaselt nägema väga-väga palju muutusi iseendas nagu, et pool aastat on ju tegelikult see aeg, kus sul tulevad juuksed ära, sa oled täiesti totaalselt jumala puhas karvadest, sul jäävad päevad ära ja järsku ühel hetkel hakkavad sul juuksed kasvama, sul kasvavad kulmutripsmed tagasi, sul hakkab ülejäänud keha peale karvkate kasvama, sul hakkavad päevad. Kõik see nagu, sa tuled sellest menopausist välja, et kõik need muutused lihtsalt kokku on vaimselt ja füüsiliselt hästi kurnavad. See on vist see ainus viis, kuidas ma oskan selle nagu reaalselt kokku võtta, et miks ma tunnen, et mul on praegu võib-olla tihemini neid päevi, kus ma olen lihtsalt totaalselt voodis. Ja ma tunnengi, et ma olen väsinud või nagu ma kuidagi vajan nagu aega endale. Ma ei oska vastata mingitele küsimustele, mida ma nüüd edasi teen või midagi, sest et ausalt ma ei tea. Ma annan endast parima ja tegelen oma vaimse tervisega ja tööle hakkamine ilmselgelt on selleks ka hea nii-öelda mõtete mujale viia. Aga ma siinkohal ka ei taha nagu päris seda, et ma üldse ei töötle neid asju endas läbi, et ma võtan mingisuguse asja, mis mind nagu distraktib või nagu juhib tähelepanu mujale ja siis see asi jääb nagu rippuma sinna ja kunagi võib see nagu veel hullemini sisse sõita mulle jälle. Ehk siis ma praegu ikkagi teadvustan endale, et praegu ongi see aeg tegelikult, kus tegeleda selle kõigega, mida ma tunnen, mõtlen ja et seda endas läbi töötada, et see oleks nagu see, et okei, ma olen sellest kõigest aru saanud, nüüd ma olen sellest läbi tulnud, nüüd ma lähen eluga edasi, ma saan oma fookuse panna 100% sinna, kuhu see kuulub. Sest et kui ma mõtlen nii-öelda siis selle Merili peale, kes ma olin enne seda kõike, siis ma olin pidevalt see inimene, kes distractis ennast probleemide eest nagu kõik. Kui ma tundsin mingit südamevalu, nagu kui keegi oli mulle meeletult haiget teinud, siis ma lihtsalt uputasin ennast töösse, et mul oleks niivõrd palju ringi jooksmist, et ma ei jõuaks mõelda, et ma väsitaks ennast lihtsalt ära. Aga fakt on see, et kõik see, et ma seda enne tegin, tuleb ju nüüd tagasi. Et nagu lisaks siis sellele kõigele, mida ma olen nüüd vähiga seoses läbi elanud, tulevad ka kõik need muud asjad tagasi, sest et ma ei tegelenud sellega. See Merili, kes ma olin enne seda vähidiagnoosi, ei tegelenud nende asjadega. Ta uputas ennast töösse, ta üritas mõelda niipidi, et okei, davai, vahet pole, kui ma tegelen teiste asjadega, siis ma ei mõtle, aga see ei ole ju viis, kuidas asju lahendada iseenda jaoks. Ja nüüd ma tunnengi, et mul on praegu nüüd võimalus teha see muutus, kus ma lasen iseendal olla nendes asjades. Ma lasen iseendal tunda seda valu, mida ma tundsin enne vähidiagnoosi saamist, kui mulle tehti väga haiget, kui ma olin väga toksilises ja halvas suhtes ja kõik need asjad, et ma lubangi endal kõike seda praegu läbi töötada, pluss siis see vähiga seotud kõik need teemad. Et ma ei põgene ega jookse nende asjade eest enam, vaid et ma vaatan sellele kõigele otsa ja ma üritan aru saada sellest, kuidas ma olen ennast tundnud, miks ma olen ennast nii tundnud ja et see valu ei jääks minuga kaasas käima ja et ma ei lükkaks seda nagu kõrvale umbes nii, et ei, hakkame kähku tööd tegema, siis ma ei mõtle vaata või nagu see ei ole viis, kuidas ju asju tegelikult lahendada. Nii et jah, lihtsalt mõtlesin, et ma korraks natukene avan ennast siin, et minu vlogid on hästi sellised nagu toredad ja elavad ja üldiselt on siin väga palju nalja ja naeru, aga vahepeal ma lihtsalt tahan, et teie, kes te vaatate neid vloge, et
et näeksite ka seda külge minus, mis ei ole võib-olla nii selline meelelahutaja nagu külg minus, et mul on see oskus väga paljud asjad nalja taha peita ja nii-öelda see mask ette panna, kui mul on vaja, et olenevalt olukorrast ma olen nagu väike kameelion, et kui mul on vaja, siis ma olen see ja kui mul on vaja, siis ma olen see, vaata, et ma ei näita võib-olla väga palju, eriti ilmselt nagu avalikult välja seda, et mis siis nagu tegelikult siin Merili sees toimub. Et jah, ja neile kõigile, kes praegu vaatavad ja tunnevad sama, et sa oled kuidagi lost ja kadunud, siis anna endale aega. Ja sellisel ajal ei ole piirangut. See aeg, mille sa endale võtad, sellel ei saa olla piirangut, vaid see ongi sinu aeg. Ja kui ma vaatan enda ümber ringi inimesi, kelle vabandus on see, et mul ei ole aega, mul on nii kiire, siis minu küsimus on alati see, et kuhu sul kiire on? Kuhu sul kiire on reaalselt nagu? Mul oli ka väga kiire enne vähidiagnoosi. Väga kiire kogu aeg, mul polnud kunagi aega. Nii et siinkohal on minu vaade ellu muutunud. See oleneb sellest, kuhu sa oma fookuse suunad. Kui sinu jaoks on oluline ainult raha ja töö, siis see nii ongi. Ja nagu arusaadavalt selleks, et elada, ongi vaja tööd teha ja raha teenida. Aga mitte niimoodi, et see tuleb, ma ei tea, nagu lähedaste suhete arvelt, vaid et sa oskaksid ennast kehtestada, oma piire paika panna nii töö juures kui ka sõprussuhetes või üleüldse partnerlussuhetes ka. Jah. Nii et sellist asja mina ei taha enam kuulda, et inimestel ei ole aega. See on ainult perspektiivi küsimus, kelle jaoks sa leiad selle aja, et kui sulle on keegi või miski väga oluline, siis on alati aega. On kas või 5 minutit, on või kas või 2 minutit, on kas või minut või paar sekundit aega. Aga see aeg on alati seal olemas. Ja kui sina praegu vaatad noor inimene ja sulle keegi näiteks, ma ei tea, ütleb, et mul ei olnud üldse aega vastata, on küll. Meil kõigil on see paar sekundit, et kirjutada, ma olen tööl, vastan hiljem. It's that simple, see võtab reaalselt 3 sekundit aega või mis iganes nagu selliste asjade puhul, et see on ainult perspektiivi küsimus, et ja mina tunnen, et see vähihaigus on minu juures seda nii palju muutnud, et minu jaoks ongi ja mida te siin vlogides ka väga palju näete, ongi see, et minu jaoks on nii olulised inimsuhted. Just see teineteisega suhtlemine, see vahetu koos olemine, rääkimine, nagu just oma tunnetest rääkimine, oma unistustest rääkimine, mis iganes nagu ma olen aru saanud, et see on väga tugevalt minu armastuse keel, mida ma tunnen, et just see kvaliteetaeg nagu oluliste inimestega, et nüüd nagu reedel ja eile ka, et ma sain olla koos sugulastega ja see tekitas hästi nagu hea ja sooja tunde, et ma sain nendega koos olla ja et see andis ka mõista seda, et ma võiksin rohkem olla nendega koos, sest et ma tahan ja mulle meeldib nendega koos olla. Et jah, ma rääkisin nüüd nii palju reaalselt. Ma loodan, et ma väga mingit segast juttu ei ajanud siin. Et ikka kõik said aru. Need on need pühapäevased mõtted, mis mul peas on. Tere hommikust, jessand! Siis kui ei ole veel hommikul rääkinud. Tegin endale väikese matša tähendab. Eile õhtul siis siin keset tööd tuli lihtsalt siuke koristamise tuur peale. Tänased
plaanid ausalt öeldes ei näegi muud ette, kui ma olen kodus, siis mulle peaks üks H&M-i pakk tulema, kus sees on üks kleit, mille ma võib-olla panen selga kruiisile. H&M-i pakk siis. Ma tellisin 2 sellist tavalist pluusi. Täiega mõnus materjal. Ma vist oleks võinud isegi M-suuruse võtta, kui ma võtsin L-i. Siin on see kleit. See on nagu mingi väga õhuke materjal. See on suht sama materjal, mis on need pluusid. Selle kleidi ma võtsin ka L-suurus. Ma arvan, et paljud on näinud seda kleiti. Ühesõnaga, vaatame. Tundub praegu nii suur, aga eks ma olen ise ka veits suur, nii et ja. Tere hommikust! Ma olen siin juba kenasti riides ja valmis minema, aga ma lähen siis Tartusse, sest et need H&M-i asjad, mis ma tellisin, olid mulle suured. Proovisin neid eile, saatsin need tagasi ja nüüd ma lähen vaatan Tartust H&M-ist, kas ma saan kõiges suuruses pluusi. Ma olen Tartust juba tükk aega tagasi juba kodus olnud. Või tükk aega see lause lihtsalt. Sellega ma olen tükk aega juba kodus olnud. Tartus olles ma ei filminud mitte midagi. Ma olen siin tükk aega riideid proovinud. Mingid outfit'e ja värke. Kuigi mul tegelikult kruiisile minekuks on outfit'id koos. Ma olen alati see vend, et kui on kuskile minek, nagu mingi üritus või ma ei tea, siis ma mõtlen täiega üle seda nagu riietuse teemat. Ma nagu tahaks täiega olla nagu efektne ja kõike ja siis ma mõtlen täiega üle need asjad nagu ja siis ma mõtlen, et ei, mul on igaks juhuks võib-olla 5 erinevat outfit'i vaja. Sest et igaks juhuks, kui lasen ennast täis, kakan ennast täis, oksendan ennast täis, ma ei tea nagu kõik need stsenaariumid, mis nagu mitte kunagi ei juhtu. Aga mida me kõik oma peas lihtsalt, ma loodan, et kõik, et ma ei ole ainuke, mida me kõik lihtsalt oma peas nagu läbi ketrame, aga lihtsalt neid asju ei juhtu mitte kunagi. That's how my brain works nagu. Nii halb, sellepärast ma peangi alati pikemalt ette, kui ma tean, et ma kuhugi lähen, siis ma pean pikemalt ette panema paika kõik need asjad, mida ma seljas kannan, et ma ei võtaks liiga palju pahna kaasa. Tere hommikust! Ma siin ärkan vaikselt ja ma teen endale jalavanni, sest et need Crusty Dusty kannad on vaja korda teha. Kell on 11:15 ja seenevälku lööb siin igal pool ja ma lihtsalt sõitsin autoga metsade vahele, et ma näeksin seda. Sest et nagu tähine taevas on ja eemal on nagu mingid pilvekesed, siis seda seenevälku nagu lööb sealt. Nii et jah, mul on täiesti tuduriidud ka veel üles. Anyways, ma sõidan nüüd koju tagasi. Aga jah. Selliste asjadega tegelen mina keset tööd. Tere hommikust! Ma sõitsin hommikul kella 10 Tartusse, sest ma käisin psühholoogi vastuvõtul. Nii, nüüd ma olen kodus ja ma pakkisin ära 3 jagapakki, mis ma pean ära saatma. See on 3 tükki, et ma enda jagakontole lisasin mingeid ilutooteid. Et mõned on siin sees mul veel alles. Et kui sind huvitab, siis ma jätan oma jagakonto siia descriptionisse. Viin need pakid posti ära, siis on see tehtud. Ilmselt siis ma tulen koju, siis on mul whole body shaving time, et õhtuseks isepruunistujaks valmistada oma nahk nii. Ja ma kasutan ühte oma viimase aja kõige lemmikumat isepruunistajat, on see P-Tan, selline vegan läbipaistev nagu geel pruunistaja. See jääb üliilus nahal, see ei määri linasid
ja ma sain selle 13 euroga Kaubamajast. See on siis nii-öelda TikTokis viraalseks läinud toode ja see on tõesti seda väärt. Tere hommikust! Ma tulin just hambaarstilt ja näete, mul on uus kiku. Reaalselt ei ole isegi aru saada, et siin oleks varem tühjus olnud, nii et oh my god! Nii lahe, ma olen nii happy, te ei kujuta ette, see on mu kõige paremini investeeritud raha üldse. Et see on läinud iseendasse ja ülilahe mu hambaarst andis mulle mu selle nii-öelda, mis see on, vorm tehti siis sellest, et kuidas see on siis ülemine osa, jah. Oh my god, mu hambad! Nii lahe! Ma sain need kaasa. Nüüd ma saan reisile minna ja ma saan hästi laialt naeratada. Nüüd ma lähen viin posti ära veel ühe jagapaki, et jagast telliti veel üks asi, et saan enne reisi posti panna. Ma ei teinud eile väga head tööd isepruunistaja pealekandmisel kandade äärde, sest et selline näeb mu kanna äär välja. Well, that's not good, sest et mul on lahtised kingad. Nii, asjad on nüüd pakitud. Siuke väike kohver ja siin on mingid pudipadi, või noh, tähendab, mis pudipadi siin on. Kingad ja õhtused outfitid. Ise olen autosõiduks niimoodi mugavalt retuusid. Hello people, Merili korras mind nüüd peale ja me liigume Hanna juurde. Ma mõtlesin, ma share'in vahepeal, et mis toimus. Me ei ole Tallinnaga jõudnud, kui meil on juba hästi palju draamat ja probleeme. Ühesõnaga, ma käisin enne, kui Merili jõudis kiirelt poes ja mõtlesin, et ma ostan mingit saiakraamid, siis ma saan teha võikut, aga Merili jõudis enne kohale, kui ma arvasin. Ja siis me hakkasime sõitma ja ma mõtlesin, et ma enne sõitu vaatan kiirelt üle, et kas kõik on olemas ja ma ei näinud oma ID-kaarti. Ja siis mul juba tekkis draama. Ja ma vaatasin kõik kotid asjad üle, vaatasin oma taskud üle, tagitaskud, kõik asjad. Siis mul tuli meelde, et mul poes küsiti dokumenti. Ja ma ei mäletanud, kas mul anti tagasi või ei antud. Ja ma olin üsna kindel, et see mul sinna. Merili küll arvas, et äkki ma panin korteris kuskil, aga ma ei võtnud seda uuesti korteris välja. Või no ilmselgelt võtnud, sellepärast et tuli välja, et see oligi poes. Ma läksin poodi ja küsisin kõigepealt turva käest, siis ta mingit ma ei tea midagi, et küsis sealt kassast, ja kassas oli hullult palju inimesi, aga siis see müüja juba vaatas mind ja ütles, et jah, et ma panin nutika kassasse ja siis ma sain selle kätte. Ja seal ka veel küsiti, et kas teil on nagu dokumenti tõesti, et see on teie dokumenti, ma olin lihtsalt nagu mingi... Mu dokument on teie käes, miks te küsite, nagu ma selle järgi tulingi ju. Aga ma sain õnneks juhiloa anda ja siis ta vaatas üle ja kõik klappi. Let me introduce you to my party people in the club. Ühesõnaga tund ja 14 veel ja siis me oleme kohal. Jõudsime elusalt kohale. Me oleme käime Ülemistes ja ootame Hanna ära. Paneme Hanna asjad ka auto peale ja siis juba varsti sadamasse. Oh my god, ilus sa oled! Reisiks valmis! Siis kui me näeme välja nagu juustud ja siis Hanna tuleb full on mingi nagu... Püksid jalga, et hea mugav reisida. Ma panin! Nii, me nüüd oleme siin ennast sisse seadnud, kõik on oma asjad kenasti laiali pakkinud siin ja Krisu on meil horisontaalselt juba. Hanna ütles, et ta on lihtsalt paljas. Näitame siis paljast Hannat. Siis on meil kõik asjad siin nurgas, et meil oleks ikka võimalikult lihtne siin toimetada.
ja reaalselt, me oleme 5 minutit laevas olnud ja meil on kõik asjad lihtsalt tehtud. Ja nüüd me lihtsalt chillime siin natukene enne, kui me hakkame siis möksi tegema. Sinu sünnipäevatripp. Tunned ennast erilisena ka juba või? Ma arvan, ma teen veigi pähe ja panen riid selga ja siis tuleb juba siis tuleb tunne sisse, jah? Ma ootan seda tantsimist, aga ma tahaksin... Jaa, sama! Oh my god! Me kõik lihtsalt ootame seda. Mul on nagu söögist suht suva ja kui ma ütlen, et mul on söögist suva, no siis... No see on suur asi, sellepärast et Krissu on söödik. Enamasti olnud meist kõigist kõige suurem söödik. Vaatan, siis on nagu palju parem. No nii, me oleme nüüd valmis. Minu outfit on siis selline party outfit. Selline mõnus meigikene sai. See klatš ja kingad, ma ei tea, kui hästi siit näha on. Tüdrukud on siis meil sellised siin. Wow. Oh wow! Ja siis on meie sünnipäevatüdruk. Oh my god, look at those pants, babe! Me nüüd liigume siis laeva peale ja lähme varsti sööma, sest et kõhud on tühjad. No, palju õnne siis! Põhi peale siis? Terve kohale. Ei, sa võid pool ka võtta. Show starts in 10. Vlogime väheke. Tulime sööma hästi. Kell on 4 läbi 10 minutit. Ma tahaks kooki ka. See magused, ma ei näe enne. Hommikut! Kuidas sa üles said? Ohtlikult, ma võtsin siit. Ohtlikult! Sellest võtsin kinni ja tulin, siis ma oleks peaaegu siit alla. Aga see redel on seal ju kuskil. Ma ei viitsin seda õhtu võtta, ma mõtlesin, et sa ärkad ülesse ka veel. Ei no mul oli kõrvatropp kõrvas, nii et ma ei saanud mitte etsigi aru. Oli kõrvatropp, ta ei kuulnudki, kui sa vannilas mäsa panid. You can do it. Ühesõnaga, tere hommikust, me kõik ärkame siin vaikselt. Rootsi tervituskõne käis ka juba ära. Me lähme Krissuga võtame Fastline'ist hommikuks samba alla midagi. Appi, ma ei saa aru, ma kardan juba. Kardan seda, et kas see laev kõigub või asi on minus. Kui laev kõigub, siis on... Oi, palun andest. Siis on hirmus. Kas sa tunned ennast hästi, oled päevaks valmis? Jaa, aga valmis. Ütleme nii, et Belief päästab päeva praegu. Vaata seda, noh. Palun vaata kõik. Ja päikeseprillid. Ja Krissu on kurb, sest et kohvi oli paha ja sandwich oli ka vale. Tahtsin singi oma ja see kohvi on halb. See on nii hea lihtsalt. Ona lihtsalt istub voodi ääre peal ja mõtleb elu üle järgi. Nagu Nublu. See on nagu reaalselt nagu Beliefi reklaam, sest et see Belief paistab siin ja siis oled sina siin lihtsalt. Lähme siis linna laiama. Me lähme käime Sephoras, sest et ma, noh, obviously on ju. Me ei saaks minnagi, kui me ei läheks Sephoras. Me ei tule Rootsi, nii et ma ei lähe sinna. Nii et noh. Kuigi Meril korraks oli see jutt, et ja, et pigem ärme lähe. Ma lähen hulluks järgmine hetk.
me vist ikkagi peame minema. jah, täpselt. Mul on asju vaja. Aga tegelikult on ka. No nii, the damage is done. Tüdrukud käisid vahepeal vetsus, leidsid mingisuguse jätsi koha, nii et lähme jätsi sööma nüüd. Ja ma näitan teile pärast laevas siis ka, mis ma siis ostsin. Ma olen väga uhke enda üle, sellepärast ma jäin oma budgeti piiresse nii-öelda. Ja ma sain need asjad, mida ma olen tahtnud. Me tulime poest välja või apteegist ja otsisime Hannat ja Hanna istub bussipeatuses. Nii, me oleme nüüd laevas tagasi ja ma mõtlesin, et ma näitan siis, mis ma Sephorast võtsin. Esimesed asjad on meil apteegist. Krissu ostis endale näopesukeeli. Mina ostsin endale selle näokreemi. Ja nüüd siis nende põhitegelaste juurde. Ma ostsin selle Hourglassi Translucent Setting Powder. Noh, see, mis ta on nüüd. Issa, ma ei oska rääkida. Ühesõnaga, see on see puuder. Ma olen seda juba tahtnud, ma ei tea, mis ajast. Finally, I got it. See oli päris kallis. Aga ma arvestasin sellega. Järgmiseks siis Tarte Maracuja Juicy Lip toonis Rose. Näitan ka teile seda tooni. See on siis selline niisutav huuletoode. Näeb selline välja. Ja võtsin siis sellise mõnusa kergelt roosaka tooni. Et see on siuke hästi ilus igapäevane. Et ja, neid ma olen ka jahtinud tükk aega. Siis meil Eestis ei ole müügil seda Diori Backstage Face and Body Foundationit. Ja ma võtsin selle. Ma tahtsin tegelikult võtta tooni 2N, aga seal ei olnud. Ehk siis ma võtsin järgmise 2,5N. Ja reaalselt ma proovisin seda seal käe peale ja see tundus lihtsalt imeline. Seda ma olen ka jahtinud tükk aega. Siis minitoodetest, kui ma mööda kõndisin, siis ma krabasin endale Fenty Beauty Pro Filter setting puudri. Toonis siis butter. See näeb siis välja selline. Lihtsalt väike versioon sellest suurest, et ma lihtsalt tahan ta ära proovida. Ja siis, mida ma ka tegelikult olen tahtnud juba tükk aega proovida, on see Hourglassi Mineral Veil Primer. See on siis rasusele nahale eriti super toode. Et ostsin siis selle ka minisuuruses proovimiseks ja saame täna õhtul Hanna peal ka seda katsetada, kuna tal on ülirasune nahk. Nii et jah. Ja need olidki kõik. Ma sain mingisuguse testrilõhna ka kaasa, meeste oma. Muidugi ma ei tea, mis ma selle meeste omaga teen küll, aga oh well. Tüdrukud läksid praegu Fastline'i. Hanna tahtis midagi kiirelt hamba alla võtta, Krissu ka. Ja siis me teeme ühe uinaku ja hakkame õhtuks valmis panema. No nii, pidumine sai läbi. Tegime jälle endale kenasti mingid pähe, outfitid selga. Mul on siuksed kingad ka veel jalas. Siin on siuke kleit värki. Hanna siin paneb sära endale jalgade peale. Krissu on ka seal valmis. Ülimalt kena babe meil. Ja me olemegi valmis minema.
oli. Me tulime kajutisse, tegime väikese outfit'i change'i, ma võtsin endale seljast ära kleidi, panin endale retud, selle pluusi ja tossud jalga. Meil kõigil on siin tossud jalga pandud, sest et tantsida on vaja ja teine päev kingadega on väga rets, olgem ausad. Jah, nüüd me oleme tantsuks valmis ja saame edasi möllata. Teine päev. Nii. Kell on 3:53. Kuidas ta nii paljuks sai? Aga mida ei lõpeta ja See käi lahti või? me täna otsustasime... Kus see lahti käib, tee ruttu? Kõik maha ja ilm on lõhe täis praegu. Tere hommikust! Võtame hoogu, et oma asjad ära pakkida. Ja siis me lähme sööme midagi. Tuleb välja, et hakkan luksuma. Tulime sööma siia Fastline'i. Muidugi Starbucksil puhvi. Ma sõin kreveti saia jälle. Võtsin taimi kooke, sest ma tundsin, ma tahan täiega magusat. Hanna meil ei söö, tema öösel sõi kenasti. Tal on kõht täis. Ja Krissu võttis ka mingit sandwichi jälle ja kohvi. Ja täna on kohvi hea. Täna on kohvi hea, jah. Täna on õnnelik. Jah, eile talle ei maitsenud. Eile oli veits vale. Vale küte oli eile. Nii et siis me söömegi ära. Ootame, et esimene rahvamass läheks laevast ära. Siis hakkame ise ka minema ja hakkab siis meie road trip. Mis ma öelda tahtsin oli see, et hakkab meie road trip Tartusse. West Virginia. Kaju või? Kaju lähme. Lähme Kaju ära. No nii, tüdrukud, reis on läbi. Mis muljed on siis? Kuidas meeldis? Varsti jälle, jah. Sest tegelikult on lõbus. Nagu see on ikkagi väike selline getaway ja nagu saad olla teises keskkonnas ja jah. Soovitame käia Rootsi kruiisil. Aga järgmine kord, et me vaatame midagi, mida teha maaga. Jah, sest et seekord me väga ei valmistanud ennast ette. Meil ei olnud nagu Rootsis maa peal mingeid erilisi plaane. Nii et... järgmine kord võiks näiteks bronnida Abamuuseumisse ja Krissu tahtis tegelikult minna ka eile sinna Abamuuseumisse, aga seal olid kõik piletid välja müüdud. Alles ainult tänaseks sai osta vist. Nii et me ei saanudki sinna minna ja siis me käisimegi lihtsalt linna peal. Vist 5. käiguga ringile. Finally home. Reaalselt mul näostumis näha, et ma olen nii väsinud. Nagu nii hea lihtsalt kodus olla. Nii tore reis oli. Meil oli nii lahe, meil sai nii palju nalja. Mu stressi level oli enne seda reisi nagu täiesti through the roof. Aga praegu ma tunnen, et ma olen täiega nagu saanud ennast maandada. Ja see mulle nagu täiega sobis ja mul oli seda vaja. Aga nüüd ma lähen teen ühe uinaku, sest et öö jäi poolikuks, pikk sõit on selja taga. Nii et ma loodan, et teile meeldis see vlog. Kui meeldis, siis andke sellest märku. Ja Edu küsib ka. Ja ta seletab, sest et ma olin kodust ära. Ma loodan, et te olete kõik terved ja hoitud ja näeme juba järgmises videos. Tšau!